Miks ei tööta? No nii, täiesti ma jätsin kindad maha. Nagu ma siin eelmises vlogis lubasin, kohe kui see põranda on kuiv, see vend võtab rula välja ja annab minna lihtsalt. No. Ma siin nüüd testin natuke rohkem seda kaamerat siin, mis minu kasutuses on. Aga okei, räägime natuke asjast ka. Liina oli nii tubli ja tegi vahepeal mulle siin kohvi. Nagu isegi väike näed. Coffee Heart on jah meil siin niimoodi, wow. Vaadake, asjalood on nüüd sellised, et eelmine aasta saatis LG meile teleka. See oli meie käes 2 nädalat ja me armusime nii väga ära sellesse LG telekasse, et me ostsime sellise pulli on ju. Sest eelmine aasta selles koostöös meil ei olnud sisse kirjutatud seda, et ma saaksin selle endale. Nüüd see aasta siin me oleme tagasi, teeme koostööd. See vlog ei ole selle koostöö osa üldsegi kuidagi moodi. Nad ei tea, et ma seda teen. Meil ei ole kahjuks kodus nii palju ruumi, et panna teist telekat kuhugile. Sellepärast meie pakimegi selle teleka nüüd siin kohe kokku ja üllatame Liina vanemaid. Liina vanemad on tegelikult äärmiselt toredad olnud meiega. Iga kord, kui me läheme reisile, nad võtavad meie teadmata auto, parandavad seda, vahetavad mingid, panevad katusel mingi asju, no kõik jutud. Me ei palu neil seda teha. Sellepärast ongi nagu nad kõige õigemad inimesed, kellele seda nii-öelda nagu seda hoolt ja armastust tagasi anda. Teate, selle asja pakkimine saab siin väga vahva olema. Ma võin kindel olla, sest meil pole originaalkarpi alles. Ja me peame selle vedama 4. korrusele või? Jah. No nii, 5. Proovimine on raske. Miks ei tööta? Gotcha, bitch! Kaua teil umbes läheb? Tahaks varsti minema hakata tegelikult? Aga kas Liina saab mind aidata sealt? No, ma arvan, et ikka saab. No, selles me saame vaadata, kui te jõuate kohale, kuidas me selle majandamisega teeme. Ma lihtsalt pean võibolt sõitma lihtsalt pärast tagasi siit läbi. Oota, mida? No tuled, ära muretse siis. Tule siia ja siis räägime, vaatame, kuidas me selle liigutamist asjadega tegeme. Pole vaja üle mõelda natuke. Tšau! Tegitud mulle nii suured stressi. Saad aru, selleks, et nagu toimuks nagu mingisugune nagu emotsioonide reliis, tuleb emotsioonid viia kas alla või nagu tulebki, et saaks nagu võtta rollercoaster. Saad sa aru? Emotsiono. See pael on küll natukene närune siin, aga okei. Mida sa mõnitad mu paela? Vastan nüüd. Tuled siia. No mida siis see nüüd on? Mis sa ütlesid? Täiesti lollakas peab. Sofi, sul on siuke asja ka nüüd. Jeesus, mis asi see on? Tipp ja täpp. Vaata, kui lae. No, filmiõhtu dissil läksid vist natuke paremaks, mul on siuke tunne. Mitte terve elu. Tegelikult. Ma isegi kujutanud ette väikse lapsena, et selline asi saab kunagi võimalik olla. Nagu te teate. Mart istub näos kinni nüüd iga Vaata, neil on samad kombed nagu meil. Meie tahtsime uut telekat, viisime enda oma mummile. Sa ikka valetad väga hästi. Valetasin küll, jah. Tuima näoga nagu. Kes on õpetanud last niimoodi valetama emale? Mitte mina. Mina. No nii, nüüd tuleb siis see siin üles seada.
that's massive. The box is massive. Are you kidding me? Come on, no, come. I think I can actually like lie across the TV. Oops. What if I lay down across the TV? Is it the same length as me? Kinda. Almost. Wow. This looks so cool, man. It's so clear as well. Wow. Okay, I need a new TV now. I want your old TV. Me andsime selle mu Liina vanematele. Okay, siis ma lähen Liina vanema juures. Ma vaatan telekat sinu vanemaga. Vanematega. Vanematega. Muidugi, sinu emaga. Aga tema ema on minu sõber, siis ma lähen. Ja isadepäeva. Head isadepäeva. Ma olengi nüüd see õige isa valmis, kes fleksib oma telekaga, vaadake. Vaadake seda telekat, kurat, mul on juuke telekas. Very big telekas. Ma ei ole kordagi jõudnud tegelikult seda telekat vaadata niimoodi, nagu et ma vaataks ja mõtleks. Liina naudib täiega. Nii, mina ma vajutan seda saada nuppu. Vajuta saada nuppu. Anna mulle tee musi. Ma ei tea, miks need saatmised nii hirmsad on. Mis seal on seal So scary. Why? And for what reason? Teate, meil on see telekas natuke aega siin juba olnud. Seda siin naudime seda olukorda siin. Ja vaatame päriselt isegi televisiooni, sest et meil on Eesti Laulu aeg kätte tulnud. Vaat Tanel Padar! Tanel Padar! Kas ma võin kuulata nüüd? Mind päriselt huvitab, mida nad räägivad. Ma olen väga suur Eesti Laulu fänn, eks ole. Kaua te seletate seal? Öelge lihtsalt välja, kes need on seal. Kujutad ette, meil on nagu nüüd 4 nädalat niimoodi pinget siin, jah. Vaadata, kes see tuleb. Samas, tore. Siinkohal ma palungi siis teil tegelikult alla... Igal juhul. Jaagup Tuisk või? Nii on ka mul teada, mis on kuivaid ja see on Jaagup Tuisu... Okei. Siis ka kuidagi moodsana mõju. Mis ütles, sa oled kuulnud seda lugu või? Ei olnud. Boa madu. Uued tegijad. Wow, very nice. Või no, nad võib-olla ei ole nii uued tegijad, aga lihtsalt ma olen kuulnud nendest enne midagi. Ole vait. Evelin vä? Oh my god! Oh my god! Evelin Saamael või? Mul tõusid karvad tõusid püsti praegust. Suht rets. Ines ütleb, et lugu on hea. Jaa. Siis on hea. Fiona and me. Väga cool. Väga lahedasti lahendatud tegelikult, et nad ei anna ennast kätte. Andrei Zavakin, get terrorab. Lõike see nüüd välja. Peeter Põde. Kui Karl Ander on kirjutanud selle loo, siis see on tugev lugu. Very strong on see. Ma korraks vaatasin, et Tanja. Little Mix. Mitte Little Mix. Little Mess. Ma arvasin kusjuures, et nad saavad, sest et ma nägin, et nad võtsid uue liikme, avalikustasid nüüd nagu mingi paar nädalat tagasi. Neil oli Skysari artikkel nendest, siis ma mõtlesingi, et okei, see rebranding tuli kuidagi õigel ajal, et nagu ma vedasin selle omavahel kokku, et arvatavasti nad on see aasta ka Eesti Laulul. I keep my eyes open. Ma võtan väga tõsiselt muusikamaastikku, ma olen mingi nii huvitav. Nii et põhimõtteliselt te võite Liinale kirjutada, Liina vist teab, kes kõik on edasi saanud, sest ta on nagu muidugi tean. Oh my god, Stig ka vä? Victor Kroon on üks autoritest. Millised saavad järgmised veel olema? Traffic ka veel? Loomulikult! Andreas Poom ja Karl Killing. See on see, mida nad kirjutasid siis seal. Me oleme seda demo kuulnud. Aga ma ei mäleta mitte midagi sellest demost. Ma mäletan kõike. Nii huvitav mootor juba esimest poolfinaali. Ei, veerandfinaali. Sorry. Nagu näha on, siis meie Liinaga oleme selleks laupäevaks väga valmis. Ja siinkohal pöördukski teie poole uuriks, et kes need 5 on, kes teie arust vääriksid lihtsalt nime põhjal, ütleme niimoodi, et me pole ju keegi laulu kuulnudki. Kindlasti finaali, või nagu, kes see siis tõesti pääseb järgmisesse poolfinaali. Anna sellest all kommentaarides märku. Teate, ma tahaks tegelikult seda ka streamida, nii et ma jätan all ka oma Twitchi lingi, sest et ma julge YouTube'i streamida, sest et YouTube ilmselt tõmbaks selle maha mulle, aga võib-olla, kui ma olen väga poolsi vend ja keegi mulle siin nagu ERR-ist ei tule ütlema, et ma ei tohi seda teha, nagu selles mõttes ma ei lähe küsima ka, ma ei küsi, nii et kui keegi mulle midagi ütle, et ei tohi teha, siis ma võib-olla laupäeval streami seda. Like on see, mis annab mulle hästi märku, et teile tõesti meeldis see video ja kui sa pole subscribe inud, siis subscribe'i, sest et ikka veel kuidagi moodi te pole subscribe-inud pooled inimesed. Näeme teiega järgmise nädala videos. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye!